Et tervist, ma vaatan siin ringi ja näen palju tuttavaid inimesi. Aga oma elukutse esindajana ma pean ütlema kohe seda, et kuigi ma olen sattunud siia sellisele nagu messiüritusele, siis minu spetsiifika ei ole turundus, vaid pigem õigusnõustamine ja mina oma elukutse esindajana pean siis andma pooltele eelkõige õiguslikku nõu ja täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Et seaduses on juba ette nähtud niimoodi, et notar ei tohigi tegelikult tegeleda muu tööga, kui siis see, mis on talle seadusega ette nähtud ja lisaks sellele on veel lubatud teaduslik ja pedagoogiline töö. Nii et kui tänane üritus, mulle tundub, on paljuski selline turundustöö toimub siin, siis ma loodan, et see minu etteaste siis kuulub pedagoogilise töö valdkonda. Ja endast nii palju nimi ja elukutse on siin tahvli peal kirjas, et ma töötan sellel alal 1999. aastast ja iseseisvalt notarina Tartus 2002. aastast. Peale selle, et ma töötan notarina, ma olen ka mingil määral tegelenud Tartu Ülikoolis õigusteaduse õpetamisega, kaasa arvatud selle oma eriala aspektist. Ja see minu tänane jutt on ka natuke võib-olla selline mõnevõrra akadeemilist laadi, sest ta põhineb paljuski sellel, mida ma olen üliõpilastel ka rääkinud. Nii, vaatame kohe, mis ma siin teil olen slaidideks pannud. Ma mõtlesin, et kui ma räägin sellest tegevusest, mis mind ühendab nüüd kodu ostmise teema, siis eelkõige ilmselt on tegemist kinnisvara müügilepingute sõlmimisega ja minu kolleegide poolt siis müügilepingute tõestamisega ja nendega seotud dokumentide vormistamisega. Ja kui ma ütlen juba sõna vorm, siis siin ma kuvasin natukese akadeemiline esitlus, et mis on tehing ja mis on tehingu vorm. Ma usun, et kõik teie või enamik teid, kes olete täna Lõunakeskuses, olete teinud või teete, võib-olla kui täna ei teegi, siis kindlasti olete teinud väga palju mõne tehing. Ja olete seda teinud ka teatud vormis. Ja siin ma tõin välja seadusest tulenevad näited, ehk siis võimalikud vormid, mida siis erinevate tehingute sõlmimisel kasutatakse. Ma arvan, et päris paljud teist on täna seda esimest varianti kasutanud. Teinud vormivaba tehingu, mulle endale muuseas meeldib introvertsel inimesel, nagu ma olen, kõige rohkem konkludentsete faktide kaudu toimub tehing, et kui ma lähen ja midagi ma ostan, siis ma lihtsalt võib-olla ei küsi seda, ma võtan selle ja maksan selle eest. Tehing ongi tehtud. Ja seadusandja on kehtestanud siis erinevatele tehingutele erinevad vormid. Ja kui ma räägin siis tänase teema, siis sellel alal on seadus kehtestanud sellise vormi nõude nagu notariaalselt tõestatud vorm. See tuleneb otseselt seadusest, et müügileping, aga ka näiteks eelleping, tegelikult ka sellega lähedalt seotud kokkulepped või nendega seotud kokkulepped. Nendel on ette nähtud siis notariaalselt tõestatud vorm, ehk siis meie õigusruumis peame mina ja minu kolleegid tegelema ka siis tehingute tõestamisega. Muuseas, kõikides maades nii ei ole, et see on omane ikkagi eelkõige Mandri-Euroopa maadele, natuke ühtemoodi, natuke teistmoodi. Aga näiteks Anglo-Ameerika maades ja Skandinaavia maades, Põhjamaades ei ole sellist vorminõuet nagu notariaalselt tõestatud vorm.
et see on meie kõigi, ma ütleks selles mõttes meie kõigi, meie seadusandja, kelle me oleme valinud, otsus ja tahe, et Eestis kehtib selline õiguskord ja antud juhul siis sellistele tehingutele ka selline vorminõue. Ja mida see vorm siis tähendab? Ma tõin välja ka mõned iseloomustavad terminid, mis minu ja minu kolleegide tegevus iseloomustab, mis on meile kohustuslikud ja mis on ikkagi mõeldud ikkagi selleks, et tegelikult meie kliente, neid, keda me tegelikult teenindame või kelle soovil me teatud toimingud teeme, et nende huve kaitsta ja edukalt seda tööd teha. Tõin välja sellised terminid: sõltumatus ja erapooletus. Notar on oma tegevuses sõltumatu, ehk siis keegi seaduse järgi ei saa ette kirjutada, mismoodi notar peab seadust tõlgendama või seadust kohaldama. Notar peab lähtuma seadusest ja olema kõigi oma klientide, võiks öelda niimoodi, õiguslikus elus osalevate isikute suhtes erapooletu ja ka nendest sõltumatu, kaasa arvatud on selleks avalik võim ehk riik või näiteks kohalik omavalitsus. Et ma usun, et kes te olete müügilepinguid näiteks sõlminud, siis mitmed neist on sõlminud lepinguga selline, kus näiteks müüjaks ja ostjaks on sama riik, aga miks mitte ka linn või mõni vald. Samamoodi subjekt selles õiguslikus elus või tehingu sõlmimisel. Saladuse hoidmise kohustus käib siia juurde. No eks see on natukene sarnane, ma ütlen praegu teiega selles mõttes, kes kinnisvara äris osalevad. Seal on ärisaladused. Meie ametikohustus on hoida saladus selles mõttes, et meil ei ole lubatud anda informatsiooni mitte kellelegi peale tehingutes või toimingutes osalejate endi. Kas me oleme teinud mingid toimingud, millised me oleme teinud, mis tingimustel oleme teinud. Muidugi siin on teatud erandid. Näiteks seesama, kui mina tõestan ühe müügilepingu, siis mina edastan selle reeglina kinnistusosakonnale, kus selle alusel tehakse kanded kinnistusraamatusse. Nii et absoluutset saladust ei ole ka ju selles. Aga see on üsnagi kitsas ring, kuhu informatsioon liigub. Ja kõige põhilisem, mis iseloomustab seda meie tööd ja mis on notariaalselt tõestatud vormi ja põhiolemus ja põhisisu, seda kätkeb endas seadusest tulenev notari selgitamise kohustus. Ja ma ütleks niimoodi, et kogu see töö, mis mina ja minu kolleegid teevad, põhimõtteliselt käib ja keerleb selle ümber ja on sisustatud selle kohustusega. Mida see siis tähendab? Siin allpool olen välja toodud. Notar selgitab välja poolte tegeliku tahte ja õiguslikult korrektseks tehinguks olulised asjaolud ja kajastab need notariaalaktis. See notariaalakti koostamine on üks olulisemaid termineid, mida me teeme. Mis on notariaalakt? See on üks dokument, näiteks seesama müügileping, mis on ilmselt tänase kohtumise puhul see põhiline, millest ma räägin. See on dokument, mille tegelikult notar koostab. See võib olla kirjalik, tänapäeval elektroonilises vormis
ja see ei pea olema algusest lõpuni päris notari koostatud, aga ta on notari kui selleks seaduse poolt kutsutud ja seatud isiku poolt, kui mitte päris koostatud, või vähemalt tema poolt siis kriitilise pilguga üle vaadatud, ilmselt ka mõnevõrra muudetud, kohendatud, täpsustatud dokument. Mis siis enamikel juhtudel, vähemalt tehingute puhul, kõik notariaalaktid ei sisaldamas tehinguid, ei kajasta tehinguid, tänane teema puhul küll, mis siis kajastab poolte, tänase teema puhul siis eelkõige kinnisvara müüja ja kinnisvara ostja vastastikuseid tahteavaldusi, nende poolt antud informatsiooni, nende tahteavalduste koosmõjus või kooskõlas tekib, sõlmitakse, võiks öelda niimoodi, siis leping, näiteks müügileping, aga võib olla ka väga palju muid lepinguid. Ja see notariaalakt on siis dokument, mis kogu seda informatsiooni sisaldab. Kaasa arvatud seda informatsiooni, mida notar selle dokumendi koostamisel kindlaks teeb või kontrollib või kirja paneb. Näiteks poolt, nagu ma mainisin, igasugune üksteisele avaldatud informatsioon. Siin on nimetatud õiguslikult korrektseks tehinguks vajalikud olulised asjaolud peavad olema kajastatud notariaalaktis. Ja mis need olulised asjaolud on? Ma näitan natuke edasi slaide, siis seal on toodud mõned näited, mis müügilepingu puhul on tüüpilised olulised asjaolud. Aga need võivad olla väga-väga erinevad. Need võib olla natuke, need võivad olla mõned, aga neid võib olla ka väga-väga palju. Osad asjaolud, mis tuleb kajastada, tulenevad seadusest, osad tulevad selle tehingu olemusest, näiteks müügileping. Aga väga suur osa nendest asjaoludest, me ei mõtle selle peale alati. Teie, kes te sõlmite lepingut, ka selle peale võib-olla ei mõtle, aga soovitan soojalt tuleb mõelda, mida rohkem me mõtleme, seda edukam meie töö on. Osad nendest asjaoludest, mis kirja pannakse või mis kahjuks jäävad alati vahel kirja panemata, alati, aga kahjuks nii mõningatel juhtudel jäävad panemata, võivad olla tegelikult väga olulised, nad võivad tunduda väga pisiasjadena, aga konkreetse tehingu või toimingu seisukohast võivad nad olla väga olulised. Aga kus see määr läheb? Mis on oluline ja mis ei ole? Ühelt poolt siis mina ja minu kolleegid saame seda pooltele nõu anda, peamegi andma. Ma tõin välja siin ka akadeemilises laadis või käsitluses on isegi teoreetiliselt toodud välja notari ameti tegemise funktsioonid. Nõustamine on see asjaosalistele, kes meie poole pöörduvad näiteks müügilepingu sõlmimiseks, nendele nõu andmine. Mida tuleks kirja panna? Mida tuleks üksteisele avaldada? Mida tuleks kontrollida? Millest tuleks kokku leppida? Kuidas kokku leppida? Mis võiks olla mõistlik? Mis võib-olla ei ole nii vajalik? Mis võib-olla pole sellise tehingu puhul üldse vajalik? See on see nõu andmine, nõustamine. Järgmine sõna, see hoiatamine. Ma usun, et see on see teile, kes te professionaalidena selle toimingu tegemisel osalete. On üks väga tülikas osa sellest notari tööst. Aga mina pean eelkõige oma tööst, nii ka praegu rääkides, andma nõu ja hoiatama nõnda nimetatud tavalisi inimesi. Ehk siis neid, kes ei ole professionaalid, kes võib-olla teevad elus esimest tehingut, võib-olla teist, aga võib-olla ühte ja ainust, mis on nende elus väga oluline, see on seesama kodu ostmine või selle müümine.
siit ma jõuan korraks tagasi selle sama vorminõude juurde, et miks seadusandja on otsustanud teatud tehingutele teatud vorminõuded kehtestada. Ilmselt selle järgi, et ta on pidanud mõnda tehingut olulisemaks või keerukamaks kui mõnda teist. Ja pidanud vajalikuks siis, et mõne tehingu puhul piisab sellest samast, minu näite puhul suulisest või konkludentsete faktidega tehingus. Lähen võib-olla kuskile, kus on iseteenindus, võtan selle kauba ja maksan ära, me ei räägi mitte kellegagi. Avaldan sellega oma tahet. Keegi mind ei nõusta ilmselt selle lepingu sõlmimisega. Igapäevaelus kõige tavalisem leping. Mõni on mõnevõrra keerukam, mõnevõrra suuremaid, olulisemaid tagajärgi kaasa toov leping. Võib isegi mõelda, et miks mõnele toimingule, tehingule, näiteks mis kinnisvara müügiga sageli kaasneb, on laenu võtmine ja laenulepingu sõlmimine. Sellel ei ole kehtestatud notariaalselt tõestatud vormi, ehk järelikult ei ole seadusandja seda nii keerukaks pidanud. Kuigi tundub, et tagajärjed ja vastutus, mis sellega kaasnevad, on ju üsnagi suured. See on seadusandja tahe. Seal ei ole seda erapooletult sõltumatut isikut juurde vaja kaasata, kes koostaks notariaalakti ja pooli nõustaks ja hoiastaks selle näite järgi. Kinnisvara müügilepingud on järelikult peetud niivõrd tähtsaks, niivõrd spetsiifiliseks, niivõrd keerukaks, nii palju tagajärgi kaasa toovaks, et on see vorminõue ette nähtud. Ilma notariaalselt tõestatud vormita sõlmitud kinnisvaratehing, müügileping kinnisvara suhtes on tühine, ei kehti. Nii et see sama hoiatamine. Lähen ostan poest leiva, keegi ei hoiata mind, et kas ikka järele mõtlesid, on see sulle vajalik ost või millise asja sa ostad. Äkki saad petta selle ostmisega. Ju see pole siis nii oluline tehing. Tundub, et on ju küll tegelikult leiva ostad elus püsida. Aga kui isik võtab näiteks kinnisvara ostes endale riskid ja vähem või rohkem tehingut tuleb vähem või rohkem riske tuleb kõikides tehingutes, siis on notariaalse tõestamise puhul eriala spetsialistiga, seda ma antud juhul siis pean ennast selleks pidama. Notariks saab see, kes on õigusteadust õppinud, vastav eksam teinud, järelikult tal peab olema vastav kvalifikatsioon. Meie kohustus on siis teatud juhtudel, isegi väga sageli, võib-olla vähem või rohkem igas tehingus siis hoiatada tehingus osaleb. Kas te olete läbi mõelnud? Kas te teete õigesti? Mis on kõige tavalisem hoiak? Näiteks selline, mida ilmselt maaklerid ja professionaalsed kinnisvaramüüjad on tüütuseni kuulnud. Ärge makske raha ära ennem, kui teile asi on üle antud. Ja asja üleandmine on teile tagatud, asja saamine on teile tagatud. Inimene, kes ei ole õigusteadust õppinud, mõtleb lihtsustatult. Ma ei imesta seda üldsegi, ma üldse ei pane seda kellelegi pahaks, ei ütle halvasti, et mina sellel alal, kus mina näiteks ei ole spetsialist, tunnen ennast ka, ilmselt olengi täiesti rumal. Aga inimene mõtleb niimoodi mõnikord, kahjuks väga sageli, et kui mina midagi ostan ja müüja mulle midagi müüb, siis ta annab mulle ka üle omandi, loomulikult annab 99% juhtidest ka annab, võib-olla veel suure protsent, ma loodan. Ja mina maksan selle eest raha. Ja mina küsin tema käest, et kui te maksate raha teile ette ära, kuidas te olete kindel, et kas te saate ikka selle asja? No kuidas ma ei saa? Ta ju lubas. Lubas küll, aga kas kõiki lubas ei täidetakse elu? No nüüd me teame, et kahjuks alati kõiki lubas ei täideta. Kas neid ei saa täita, ei taheta täita või mis iganes võib juhtuda. Ja siis ütleb see tavainimene, see, kes sellel ei ole kogemusi ja kes ei ole juriidilise haridusega. Nojah, et kui ma maksin raha
ja ta ei anna mulle asju üle, siis ma saan oma raha tagasi. Mina pean talle ütlema, et miks te olete nii veendunud, et selle raha taga ei saa, te ei pruugi ju seda taga ei saa. Ja hakkab inimene järele mõtlema, see on seda kõige tüüpiline hoiatamine. Või ütleb inimene, aga kui sellest tehingust nüüd asja ei saa, et mina oma raha ei saa, või mina seda asja ei saa, järelikult lepingut pole ju olnud. Mina on talle kohustatud ütlema, et on küll. Ega sellepärast lepingut ei saa öelda, et pole olnud, kui lepingut ei täideta. Nii et see on see hoiatamine. Sõnastamine on jällegi minu elukutse juures niivõrd oluline, et tegelen sellega kogu aeg. Vahel tunnen, et peaksin olema isegi võib-olla lisaks juurale veel Eesti filoloogiat õppima. Kahjuks seda ei ole, aga keele tundmine, kõige selle kirja panemine, on see notariaalakti, eks selle dokumendi, meie tänase teema puhul eelkõige müügilepingu koostamine, selle informatsiooni üles kirjutamine sinna. See on see sõnastamine, poolte poolt avaldatud asjaolude üles kirjutamine. No, te olete kõik, paljud teist notariaalakte näinud, nende sõlmisel osalenud, ise olnud nendes osapoolteks, olete näinud nende tekste on väga-väga erinevad. Muidugi on teatud käekiri välja kujunenud. Erinevatel notaritel ühte moodi, teistel jälle teist moodi, paljuski sarnaselt, aga ikkagi on nendes väga paljugi erinevad. Kuidas keegi midagi kirjutab, aga kirjutame me tegelikult ju seda informatsiooni, mida me saame tehingu sõlmijate käest või mujal. Näiteks registritest, avalikest andmebaasidest, muudest dokumentidest, mida me kontrollime. Kõik on see sõnastamine, kirja panemine. Jõuan juba jutuga juba sinna ettepoole, kuhu ma slaididega pole jõudnud, aga ühte sellist märksõna, kui minu ettekande pealkirjaks pandi turvavõrgu loomine, siis ühte märksõna, mis ma tahan oma jutus läbivalt öelda, mida ma pean ütlema ja milleks ma kõiki üles kutsun, mis tuleb tegelikult ka seadusest, on vastastikune koostöö. Ehk siis üksteise suhtes käitumine heas usus ja ausalt ja üksteisega koos töö tegemine. Ja selle alla näiteks käib ka igasuguse informatsiooni avaldamine, selle selgelt ja õigeaegselt adekvaatselt väljendamine, olgu üksteisele, näiteks müüja ja ostja üksteisele või muudele isikutele, kes on asjaga seotud. Minule, minu kolleegidele ja notaritele ka, kes selle asja kirja panevad. Olgu see informatsioon pealtnäha kui tahes tühine või kui tahes võib-olla isegi tobe, võib-olla naljakas. Ma rääkisin sellest seoses sõnastamisega. Pigem on targem see informatsioon avaldada, välja öelda, võib-olla küsida. Näiteks minu või mõne muu nõustaja käest, minu käest eelkõige tehingu tõestamise juures, enne seda, et kas selline asjaolu võiks olla oluline. Kas selle võiks kirja panna? Mulle tundub, et võib-olla see on tähtis. Ma usun, et võib-olla kinnisvaramaaklerid teavad seda rohkem kui mina. Teie näete paljuski seda tegelikku elu. Mina näen rohkem seda, mis on kuskil kirja pandud ja kuulen seda, mis mulle räägitakse. Asju reeglina peaaegu mitte kunagi. Mina ei näe. Vahel tundub, et kliendid vahel häbenevad öelda midagi, mida nad tahaksid öelda, mida nad arvavad või peavad tähtsaks. Õudus on mingi tühine sisustuselement või mingi mööblitükk või mingisugune pisipuudus vastavalt või mingi väike omadus selle kinnisvara juures, mida nad parasjagu ostavad või müüvad või mille üle tehingud sõlmitakse. Mina ütlen ikka, avaldage, kui vaja, paneme kirja. Otsustame koos, kas see on vajalik või mitte. See käib kõik selle sõnastamise teema, kuidas selle kirja panna. No, tõendamine ja säilitamine, tõendamine tähendab selles kontekstis seda, et
eeldatakse seda, mis on lepingus kirjas, et see on õige, et see on tõendatud. See muidugi alati ei ole nii. Kahjuks ei olegi, ma isegi tohi öelda, kas ma tohiksin öelda niimoodi, et ideaalset lepingut pole olemas. Ideaali poole me ju alati püüame kõik oma töös igal pool, aga me kunagi ei jõua päris ideaalini. Aga me püüdleme selle poole, seega see informatsioon, mis kirja saab, mis saab olema sõnastatud, peaks tõendama ka seda, kas tegelikult asjaolusid või vähemalt avaldatud informatsiooni tõendab kas või seda, mida öeldi või mida kuskilt on dokumenteeritud, mida on kindlaks tehtud. Säilitamine tähendab seda, et kui on koostatud notariaalakt, siis on seadus ju kehtestatud, et see dokument peab olema ka olemas, ka hiljem kätte saada, kas siis asjaosalistele või teatud juhtudel ka muudele isikutele, kelle suhtes kas mõnikord või teatud juhtudel ei laiene saladuse hoidmise kohustus. Kahjuks kas või vaidluse korral kohtul. Nimetasin sellist instantsi nagu kohus, mida ma pean nimetama. Nüüd te näete siin jätkuvalt informatsiooni, mida tähendab notariaalselt tõestatud vorm ja mis on selle eesmärk. Üks olulisemaid eesmärke, mida see endas kätkeb meie õigusruumis, on tegelikult kohtuvaidluste ennetamine. See käib käsikäes ka sellise terminiga nagu õigussuhete stabiliseerimine. Ehk siis meie õigusruumis on õiguslik mõte, ütleme ka praktika või ilmselt ka enamik inimesi mõtleb nii või võiks nii mõelda või vähemalt meie õigus on kujundatud, et kohtuvaidlus, kohtus tõe välja selgitamine peaks olema midagi pigem ikkagi erakorralist. Tohi öelda mitte negatiivset, aga mitte siiski tavapärast. Eesmärk peaks olema asju ajada nii, kaasartud lepingut sõlmida niimoodi, et ei tekiks vaidlus. Ja see on üks meie töö põhilisi mõtteid ja eesmärke. No, siin on märgitud need laused või vähemalt nende lausete mõte on võetud õigusaktidest. Ma täna siin sellises turundusüritusel ei tsiteeri konkreetselt paragrahve õigusakte, eelkõige tõestamisseadust, mille notari tegevus põhineb, saab igaüks lugeda, aga sellise informatsiooni andmise mõttes või selgitamise mõttes, et mina ka praegu teen ju natuke selgitustööd, et mida minu töö endast kujutab. Kuidas see turvavõrk siis lepingute sõlmisel peaks tekkima läbi selle sama tegevuse, mida siin ma olen pidanud vajalikuks teile edasi anda. Notar peab tegema endast kõik selleks, et tehing saaks tõestatud, see dokument saaks nii koostatud, nii, et kõik osapooled oleks sellega lõpuks rahul ja vähemalt kõik oleks kokku leppinud. Ka päris rahul pole võib-olla keegi mitte kunagi, et müüa saab ikka liiga vähe raha ja ostja liiga palju maksma. Aga et sellel hetkel on ikkagi jõutud sellise kokkuleppe ja et see vastaks seadusele, headele kommetele. Ja paraku ei ole kõik meie seaduses ju nii üheselt kirjas, kaugeltki mitte kõik ei ole kirjas, et kõiki või kõigile tegelikus elus aset leidvale või elus selle asjaoludele saaks kõike kohaldada ilma kahtlusteta. Ja siis on isegi seaduses lausa otse öeldud, et kui esinevad mingid kahtlused, need esineb vähem või rohkem, aga ikkagi. Kahtlus selles, kas sellises vormis, nagu pooled avaldavad, kui nad millesse kokku leppida soovivad, kas see ikka vastab seadusele täpselt, aga kas sa allub sellele reeglite, kas nii võib ütleme niimoodi. Või kas nii on aus?
kas see vastab headele kommetele. Vahel tundub, et ei kindlasti mitte. Siin tehakse küll ühele või teisele ülekohut. Aga see ei pruugi nii olla. Nii erinevad, kui on inimesed, kui erinevad nende soovid, kui erinevad on asjaolud. Nii erinevad võivad olla ka nende poolt soovitud tagajärjed. Ja oluline on seesama selgitamine. See selgitamine, millest ma praegu tegelikult ikka jätkuvalt räägin, on see, et tehingu tõestaja peab välja selgitama, mida pooled tegelikult tahavad, kuidas nad tahavad, mida nad soovivad kokku leppida, mis tingimustel, kas nad ikka aru saavad. Tuleb neile endale selgitada erinevaid võimalusi, kuidas midagi teha, kuidas osta müüa, kuidas maksta raha, mismoodi asi üle anda. Aga see seisneb ka selles, et mina ja minu kolleegid peame ka endale meie klientidega suheldes või nende käest eelnevat informatsiooni saades välja selgitama esmalt, mis võiks olla see tagajärg, mida nad soovivad teha. Me näeme ju uskumatult erinevaid eesmärke ja tahet. Tuleb minu juurde klient ja tahab mulle avaldab, et tema tahab ära müüa mingit väärtuslikku kinnisvara, aga uskumatult odava hinna eest. Noh, veel ei ole jõudnud selle järgmise slaidini, aga kuskil mul on kirjas selline tõde, nagu siin on praegu notari saaja ei pea kontrollima kõiki tehingu seotud asjaolusid. Siin on toodud küll näiteks välisriikide registrid, välismõigus, sisu ega andma maksundusalast nõu. Aga üks kindlasti, mida ma pean rõhutama, on see, et notar, kes on küll kutsutud seatud poolte huvisid kaitsma, need õigussuhted stabiliseerima, kohtuvaidlusi ennetama, ei saa välja selgitada väga paljusid asjaolusid. Ei saa, ei pea ja ka ei saa ja pole ka võimalik. Kõige lihtsam on see asja omadused, et need samu kodusid, kortereid, maju, ehk siis korteri omandeid, kinnistuid, kui ma lähen natukene terminoloogiast täpsemaks. Mina ju tegelikult reeglina mitte kunagi ise ei näe. Mulle võidakse parimal juhul, aga enamasti ka mitte mingit pilte sellest näidata. Aga mis ei ole ka minu töö spetsiifika puhul tegelikult vajalik ja ei ole ka tavapäraselt nii ei tehta. Aga veel kord öeldes, meie ei näe asju ennast. Seda informatsiooni, mis asjade kohta käib, me näeme parimal juhul osaliselt seda õiguslikku informatsiooni. Näiteks ma siin toon välja, millised on notari kohustused, mida me peame tegema notariaalaktide, näiteks müügilepingu tõestamise juures, muu hulgas registriseisu kontrolli. Me kontrollime avalikes registrites, kas kinnisvara kuulub müüjale, kas tal on õigus seda käsutada. Mis koosseis õiguslikus mõttes sellele kinnisvaral on. Aga asja ennast ju me ei näe ja ei saa selle kohta eriti palju arvamust avada. Ma usun, et väga paljud teist ju teavad seda, et kui kinnistusraamatusse on kantud korteri omand, siis seda asja tegelikult ei pruugi üldse olemas ju ollagi. Maja ehitamist pole veel võib-olla alustatud. Kui on tegemist kinnistuga, siis mina tegelikult ei tea. Ma võin küll üritada seda kontrollida. Aga ma päris kindlalt ei tea kunagi, kas seal kinnistu peal on üldse seda maja või pole üldse olemas. See võib olla isegi kuskil registris, näiteks, kus ma siin olen nimetanud, ehitisregistris kirjas, et kinnistul on hoone. Mõnikord isegi niimoodi kirjas, et seal on ehitusluba välja antud, isegi kasutusluba välja antud, aga tegelikult seda hoonet ei ole olemas. Või teistpidi. Pole ju vastupidi, et hoone on tegelikult olemas, valmis, täiesti korras, uus. Aga registri näite selle kohta mitte midagi. Õnneks on meie avalik haldus
üha rohkem, kuidas öeldakse, selle tegevus kvaliteet pigevalt läheb ülesmäge, tõuseb. Kui ma räägin praegu ehituse registrist, miks ma nimetasin avalikku haldust, sellepärast, et need on ju registripidajaks on avalik võim, kohalik omavalitsus, kes sinna informatsiooni me sisestab, mis on minule, aga tegelikult enamalt jaolt ka tehingutes osalejatele kätte saada. Need andmed lähevad üha õigemaks, aga nad siiski ei ole 100% õiged, ilmselt 100%-ni me ei jõua kunagi, nagu ma enne juba näitasin, see on juba filosoofini välja. Aga see on see informatsioon selle asja kohta, mida pooled meie teema puhul reeglina siis ostavad ja müüvad. Ja seesama, lähen natuke oma jutuga rappa, vaata, mis ma eelmise slaidi peale kirjutasin olin, et igasugused võimalikud kahtlused. Need ei ole kahtlused ainult selles osas, et kuhu pooled jõuda soovivad. Ütleb, et ma tahan müüa oma kinnisvara uskumatult odava hinnast. Mulle tundub see niimoodi. Notar näiteks ei anna nõu, ei saagi anda, ma arvan, et pigem ei tohi anda, et millise hinnaga mingit asja osta või müüa. Või kui siis ainult peab juhtima